Tere sõbrad! Mulle meeldivad väga kapsakotletid ja näete, mul on siin ilus kapsapea ja retsepti ma annan ka videoga kaasa, aga ma teen endale 2 portsjoniga 2-kordse koguse, siis saab rohkem, sest äkki, ma ei tea, mitu tükki saab ja äkki on 5-6 tükki ja mis see siis on suure perega. Et siis igaks juhus teen 2 portsu ja siin mul näete on siin 300 ja kapsast on 1600, piima on 3 detsiliitrit, mannat on 96 grammi ehk siis 8 supilusikatäit, võid on 50 grammi, muidugi siis soola pärast maitstamiseks ja 4 muna. Ja nüüd kõigepealt ma hakin selle kapsa peeneks nagu ikka noaga, kellel kombainiga, kes mismoodi. Ma nagu ikka kapsast tükkel peeneks tehakse. Ja siis ma hautan selle kapsa pannil või potis, ma ilmselt suures panni peal, suure panni peal, piima ja võiga hautan ta pehmeks. Ja kui ta on pehme, siis ma lisan talle manna ja hautan veel 5 minutit. Ja siis ma jahutan selle ära ja pool jahtunud sellele kapsale ma siis maitsistan soolaga ja lisan siis 4 muna. Ja segan segamini ja siis vormin nendest kotletid ja eks siis tuleb siis paneerida kas riivsaiaga, võib-olla ma ka, mul vist on olemas see riivsaia, ma tean, ei ole, mul on saiakuubikud kuivatatud, näete, ma lasin kohvileskist läbi ja on mul riivsai olemas. Ja saan paneerida riivsaiadega või siis jahuga ja siis praen ära pannil. Ja niimoodi ma ilmselt saangi kapsakotleti. Ma olen kaubandusest ostnud, aga ma kipun arvama, et äkki oma tehtud on parem. Ja kui on parem, eks siis ma ütlen teile, et said paremat. Ja proovige ka. Nii tasume tööle. Nii, siin ma lõikasin kapsa, näete nüüd 4 ja siin ma hakkan siis nüüd väheval siis seda noaga, näete, niimoodi ma saan tavalise kööginoaga ja nii ja siis ma panen nad pannile pärast. Näete, siukene ilus kapsas. Ja näete, saigi mul siis nüüd see kapsapea peenestatud ja nüüd ma lähen suure panni peale, panen selle. Praegust on kogus küll suur, aga ta pärast praadides läheb pehmeks ja väikseks. Nii, pann on tulel, näete, suur. Siia peaks väheval, ma panen siia peale kõike. Siia panen nüüd või. Las ta sulab. Ja muidugi piima ka. Ja see võid võib ära sulada. Aga ta keeb kogu aeg. Nii. Ja siia ma hakkan väheval panema siis kapsast nii palju kui mahub. Ja siis panen kaane talle peale, siis ta keeb pehmeks tasasel tulel. Haudub pehmeks. Ja lõpuks jääb teda võib-olla pool pannileed võib-olla. No peaaegu mahubki, natuke kuhi peale, aga küll ta mul ära mahub. Ja kui sipel ka pesa suur. Ma arvan, et ta kõrbema põhjast ei hakka, sest seal on piim ja või on põhjas.
Nii, nüüd panen talle siin kaane ka peale. Vaatame, on üks suurem kaan veel. Aga ise kui pane veel. Nii, nüüd on ta kaane all. Hautanud juba pool tundi. Tunnistan üles. Ma kallasin siia 200 milliliitrit vett peale. Siis ma kallasin kuskil 1 detsiliiter ehk 100 milliliitrit toiduõli. Ta on kuskile kadunud, näete. Ta hakkas siin mul isegi näed nagu praadima hakkas, tumedamaks hakkas minema. Näete. No sellepärast ma paningi talle õli ja panin vett juurde, et see või ja piima kogus oli kõik vähe. Nüüd ta paistab, et pool tundi on olnud juba. Nüüd ta on enam-vähem juba pehme. Nüüd ma panen siia peale selle manna koguse. Ja segan ta ära ja siis hautan veel 5 minutit. Ja siis jahtub ta maha ja hakkan vormima siis kotlette. Siin ma segan ta nüüd segamini. Ja siis ma hakkan tegema kotlette. Teen selle riivsai. Nii, nüüd on ta pehme. Nüüd ma tahan teda natukene matstada soolaga ka. Soolaga. Nii, ja siis ma panen talle pipart ka, sest ma olen piprasõber ka tegelikult. Ja nüüd ma tõstan siit pannilt, kuuma panni pealt ära. Ma tõstan ta kaussi siia. Ja siis ma panen talle juurde munad. Munad siin selle koguse kohta läheb 4 muna. Ja siis vaatan veel, kuidas maitsega on ja siis ma hakkan seda vormima neid kotlette. Ja siis hakkame küpsetama pärast praadima pannil. Nüüd saab ma ilusti ta ära segada. Kapsas on küllaltki pehme juba. Nüüd hautab teda juba hautamisest. Näete. Nüüd on juba ilus. Nagu ma enne ütlesin, mul ei ole riiv saia ja nüüd ma võtan siis riivin saia, et panen sellist kuubikut, panen see sisse ja nüüd ma üritan riivida. Nii, läks lahti millegi pärast. Kui ma siis halvasti kinnitasin. Nii, nüüd on selle kapsa pani, näete, siia pleki nõu sisse, niimoodi ma keskelt siis nagu tegin õõnsaks, et ta paremini jahtuks. Ta on nüüd pool jahtunud ja siia on nüüd käsk panna sisse munad. Ma lõin lahti 4 muna ja segada ära. Ja siis ma hakkan, ma sain, näete, enne hakkasin riivima. Ja nüüd ma sain sellest tapsiku täiest oma tehtud riivsaia. Ja siis ma saan selle riivsaiaga nüüd hakata vormima. Kotleti tainas paistab, et olema päris ilus. Ma kartsin äkki, et liiga vedel saab. Kuna ma panin pannile vett juurde ja siis natukene õli ka. Sest ta hakkas mul praadima, mitte ei hautunud, vaid praadima. Nii. Natuke vedelevõitu tundub, aga ta võib-olla pole jahtunud äkki. Sest ma ei mäleta, ma eelmine kord tegin kapsakotletti, aga ma ei mäleta. Nii, oma aasta on möödas. Nii. Ja vaatame nii.
siin ta on juba. Selle võiks pannile panna. Nii, ma panen ajutiselt ta siia. Ma olen tegelikult panni juurde ja hakkan kohe praadima teda. Näete, siin ma siis nüüd praen rahulikul tulel. Üht-teist mul on juba olemas. See tahab nagu veel. Ei tohi väga kiirustada selle praadimisega, muidu lähevad tumedaks. Aga muidu maitse on paistab huvitav. Soojad värsked on ikka hoopis midagi muud. Proovige teha. Nii, siin on pooled ära söödud juba. Ma ei uskunud, et nii hea oli. Ja siin said nüüd siis need kapsakotletid. Eks kohtume jälle, mõtlen midagi välja. Head isu. Siin on minu õhtusöök tänane. Igatahes ma olen väga rahul. Proovige, teiga.